No jõu, testipäev Kiltsil sai tehtud. Võib öelda kokkuvõtteks, et väga edukas, läks väga hästi, auto on koos ilusti ja kestis ilusti erapäeva ja saime erinevaid asju proovida, saime erinevaid launchi seadistust proovida. Janno oli raja ääres, aitas meid terve päeva erinevate launchi timmimistega ja leidsime siuksed variandid omale, et proovisime ära ka 2 pariga sõita ja sõitsime kohe poole sekundiga lõhki oma kõik eelnevad sõidud, et 11.6 ja siis parima 60 jala aja tegime ka 1.71, et päris tore, vähemalt siuksed personal bestid üle pika aja, et väike reward siit. Ühesõnaga, miks me Avalaksul sõita ei saanud, siis oli see, et kuna ma panin ise suht esimest korda seda rihmaliini seal kiiruga kokku enne Düno mingid minutid, et siis ma suutsin ikkagi selle ühe hamba valesti panna, et kes 1.8 turbodel on kokku puutunud selle asjaga, siis seal ongi natukene paha see originaalmärgisüsteem, aga see sai ära lahendatud siis ja pärast Sten ja Kiva ja Janno käisid teist korda siis Dünos ja proovisid nukka ühele poole, teisele poole ka. Lõpuks jäi 0 kraadi peale asendisse see reguleeritav nukaratas, et kombo umbes niimoodi ongi kõige jätkusuutlikum, nagu ta praegu on. Et ja teist korda siis jõunumbrid olid suhteliselt samad, 1.8 pariga 345 kilovatti rattast ja etanooliga siis ja proovisime ka 2 pariga ja siis on 350 kilovatti rattast, et täna sai mõlemat varianti proovitud raja peal ka, et see lõhki sõidetud oligi siis 2 pariga 11.6 ja nüüd lõpuks saime siis 1.8 pariga sõidetud siukse ilusa indeksi aja ka 11.96 ja 60 jalga oli 1.78 või? 1.72 või? Viimane ka või? Okei, see on väga hea. 1.71 oli see kõige parem vaata praegu. Ja 1.72. Okei, no väga hea, igastas 60 jala ajad väga head, üllatavalt head. 1.7 on ikka väga okei juba mulle. Mis siis veel? Ühesõnaga, enne see nädal veel jamasin käigukasti Ovastikega, et see on eelmise aasta probleem oli see, et mul ei olnud ta päris otse 3.–4. käigu liikumine oli siuke jõnksuga, ehk siis kogu see värk oli nurga all, et sai see ka parandatud, et paras jamamine oli, aga saime lõpuks nüüd plastikosad sealt metalli vastu vahetatud ja nüüd toimib see ka päris hästi, et ühe korra vist panin teist käiku mööda, aga see oli mingid muud põhjused seal, et tegelikult praegu käigukasti Ovastik töötab ka väga hästi. Et ma ei tea, võib öelda, et auto on valmis. Nüüd järgmine nädalavahetus on juba esimene võistlus ja siis ühesõnaga ongi, valmistume nüüd selleks. Õnneks auto on valmis, aga tänud kõigile, kes on abiks olnud, et auto on valmis ja lähme siis vingelt hooajale vastu.